Eesti rahvas provokatiivne küsimus. ei ole. Asi on selles, et Eestimaa Ühendatud Vasakpartei esindab Eesti rahvast. Eesti rahvas koosneb kahest osast praegust, eks ole. See on eestlased, siis nagu põhiline rahvusena ja osa on sellest 40% vene ja venekeelsed. See on kaks osa ühest rahvast. Venekeeles selles mõttes on kaks sõna, narod ja natsia, eks ole. Narod, see on ikka etniline tähendus, natsia on sotsiaalpoliitiline. Nii et sotsiaalpoliitilises mõttes meie esindame Eesti rahvast. Nii, aga see sama küsimus siis jätkub, et Ušakovi kirjutistest on jäänud mulje, et esindajate naaberriigi huve. Kuidas siis kommenteerite, et äkki siis härra Ušakov vastaks sellele? Aga võin ma natuke ühe sõna ütlen, et ma olen ju rahvusvahelise ala spetsialist. Olen ju töötanud ka välismaal ja valdanud 3 väliskeelt. Mul oli õnn kohtuda isiklikult ja suhelda Soome presidendiga Mauno Koivistoga 89. aastal. Ma küsisin ta käest, mis on põhiline Soome välispoliitika, tähendab äärekivi, eks ole, või põhimõte. Ta vastas mulle väga lihtsalt. Ta ütles, iga normaalse riigi välispoliitika äärekivi on head suhted naabritega. Head suhted naabritega tähendab iga riigi piiride kindlust. See, mida teeb praegus Eesti valitsus 25 aasta jooksul, on poliitiline skisofreenia. See on seisukoht. Okay. Aga nüüd Ušakov võtsin talle lisaga. Aga siis ma küsiks järgmise küsis, et härra Ušakov, te olete väljendanud NATO vastalisust. Vahetult kohalike valimiste eel korraldab Venemaa sõjalise õppe Zapad. Millise signaali see teie arvates Eesti riigile annab? Mina ka olen esinenud sellega. Ma väljendasin täna, et Eestis on praktiliselt okupatsioon. Ja kui te mind ei usu, siis uskuge näiteks Tšehhi presidendi Zemani sõnu. Kui öeldakse, et kui võõrväed on riigis ja ei allu tähendab selle riigi jurisdiktsioonile, on tegemist ju okupatsiooniga. Ja see on fakt, et meil on okupatsioon ja meil on selle vastu. Kõik muud riigid on poolt. Eesti peab olema demilitariseeritud täielikult. Ma väljendasin ühisseisukohta Ušakoviga, siis ma olin see põhiline, kes seda väitis. Ma ei tea, miks kindlasti Ušakovile selle adresseerite. Me kõik niiviisi arvame. Ja põhimõtteliselt, kui võtta loogiliselt, mida rohkem meil siin väed on, seda rohkem me häirime Venemaad. Ka see on meie huvides. Vastake sellele küsimusele ja siis on kõik selge. Tuumarünnaku objektid ei tavatse olla meile. Me peame rahulikult elama ja välispoliitiline kontseptsioon või ajaloolise käitumisstsenaarium on valinud minu arvates kõige parema suhetes Venemaaga Soome. Soome mall sobib meile väljaspool igasugust blokke, väljaspool konflikte ja nii edasi, eks ole. Eesti peab olema, tuleb lähtuda sellest, et kogu elu kreedo peab seisma selles, et tuleb armastada oma, aga mitte vihata võõrast. Selles on küsimus. Ma küsiks siis viimase küsimus, et ajakirjanduse teemaks kriminaalkorras karistatud isikute kuulumine erakondadesse. Kuidas kommenteerite, et Vasakpartei nimekirjas on olnud kriminaalkorras karistatud isikud? Sarjenkov, valemõhutaja Allan Hanson ja tulistaja Trabjan. Tahate, mina juristina vastan teile sellele. Eks ole. See Trabjanil oli ilmselt vaimse tervisega midagi lahti. Seda me ei hakka kommenteerima. Ta on surnud. See, mis puudub Allan Hansonit ja Sarjenkovi, meie arvates, see oli tegelikult tüüpiline poliitiline repressioon. Te teate küll, et seda seaduse klauslit, mille järgi Allan Hansonit kunagi siis tema suhtes kasutati, kriminaalkorrast tähendab karistamist, enam ei eksisteeri üldse. Seda pole olemas. See oli ka poliitiline, eks ole. Mis puutub Sarjenkovi, siis paari konjaki pudeli eest süüdistada inimest korruptsioonis, siis kui me teame, et 10 miljoneid
on varastatud. Kas ma tuletan teile meelde Mart Laari Iisraeli tehingut, kus meile Iisrael tõi siia vanarauda nõndanimetatud relvade näol. Või võib-olla kuidas kadusid Põhja-Eesti Pank või Union Pank ja 10 miljonid. Või kuhu on kadunud 870 miljonit Vneštorg või selle väliskaubandusnõukogude liidu veel oma pangas 87 miljonit dollarit Eesti osa. Ja kus see on, võib-olla küsite Siim Kallaselt või Lendert, eks ole. Keegi ei läinud istuma. Ja nüüd on siis 2 konjakipudeli eest Sarikov on korruptsionäär. Kõik me teame, miks pärast tema kallal tähendab, hakati talle esitama neid igasugused süüdistusi naljakatel administratiivasi tegelikult olnud. Nii on lood. Nii et meie riigis tegelikult meie riik on õiguskorrast väga kaugel. Juba lähtuma sellest, mida teeb, tähendab kohalik vastuluureteenistus Kapo, kes on kahjuks kaasatud poliitikasse. See on lubamatu. Ilmselt Gestapo või Rumeenia Sigurantsi või mingisuguse või isegi omal ajal NKVD tähendab see kogemus, kas sellest ei piisa aru saamaks, et eriteenistused peavad eraldi poliitikast. Nad ei tohi sinna sekkuda mitte mingil juhul. See on väga ohtlik. Aitäh. Selge, aitäh rohkem küsimusele. Kusjuures saan lisada, et härra Sarenkov on juba kustutatud nimekirjas eelmisel aastal. Ta ei ole enam vasakpartei liige. Aitäh.